tulnud siis Audru ringi äärde testima uusi Dunlopi rehve. Ja meid aitab täna siis Vihur Moto, kellega me tulime koos testima. Dunlopi testisõitjad on kohale kutsutud ja tänasteks uuteks mudeliteks on meil siis Sportsmart 2 Max, mis on siis suunatud road legal racing rehv, millega siis võib sõita raja äärde siia ja siin võidu sõita. Täna siis meie testisõitjad ja külalised testivad, annavad meile kommentaare. Teiseks mudeliks on GP Racer 212, mis on siis rohkem suunatud ringrajale. Ja täna siis proovime seda uut rehvi koos oma klientidega ja eks saadakse tagasisidet, kuidas see on. Pidurit algus, kui lähed juba proovi pidurit. Ta on suhteliselt ikkagi äge. Muud ei olegi rahulikult sõidad ja tore. Siin käib üles teine alla on ju. Esipidur ainult, eks ju taga. Esipidur. Käikudega on niimoodi, et põhimõtteliselt pigem sõita nagu siuke 3., 4., 5., 6., et siis ta on rahulik, et ei ole selline nii äkkiline. Smart 2 siis on siin all. Uus mudel siis, mis on tänava peal sõita ja ringrajalega tulla. BMW all on siis juba nagu rohkem road legal racing rehv, eks ju, et aga ei ole väga mugav tänava vahel sõita, aga raja äärde tuled siis siin on nagu tulevad omad tasakaalustatud, et ära ei lenda pealt. Ja uued rehvid, kui ostate näiteks, siis Marko Rohtland täna läheb, sõidab mõned ringid rehvi karedaks, et oleks pidanud algus rehvid on ikka natukene libedad. On ikka väga libedad. Jah. Natuke meile. Paljud ei tea seda tegelikult ja poes ka kui ei öelda, siis tegelikult sa võid minna uue rehviga ja kohe kukkuda tegelikult, et siuksed ühise asjad. Nähtud. Et ei ole keeruline öelda, aga vahest juhtub. Boksis üle 50 sõita ei tohiks. Seda kurvi BMW-ga tuleks sõita teise käiguga, R6-ga ma soovitan 3 andaga. Seda kuule sina, võib-olla sina, Ülejäänud on siuke, see on 3. käik, 3., 4., jälle 3., no ja need teisega. Huvitav, Marko roheline põlev, äkki võib minna juba? Igal pool on meetrite märgid ka, 100 meetrit, 50 meetrit, et need on ka endale hea nagu mingiks meelde jätta, mille järgi sa hakkad sättima ennast, jah? Ma mõtlen, selle jaoks peab natuke rohkem sõitma, et saaksid üldse aru, kus kurvis sa oled ja mis sa tegema pead seal. 4 korda kuskil tuleks käia, mina käisin eelmine aasta 4 korda, siis hakkasin aru saama midagi. Ja käike ka 6 käiku on küll, aga nad töötavad hästi ainult, kui nad karjuvad, nii et siin raja peal tegelikult üle nagu 4. Sina võiks juba proovida selles mõttes, et üle 4. pole pointi panna. Mina mäletan, kui mina alustasin ka läksin peale. Siis vaatan üks pidoku peale 6 käik, siis mõtled, midagi valesti ei liigu veel. Ja pidurdamine, kui otse sõidad, või algus muidugi õpi ära, on hästi üli hea, aga põhimõtteliselt, kui sa otse sõidad ja pidurdad nii kõvasti, kui saad, tõuseb taga otse ennem üles, aga alt ära ei lähe. Et ärge seda karki, mina kartsin seda kõige rohkem, et kui lähed suure hooga ja pidurdad, läheb alt ära. No muidugi, kui sa niimoodi ahmad, siis ta läheb ära alt, aga kui sa ikkagi normaalselt tõmbad, ta ei lähe kunagi alt ära. Kurve peale, kui ässad lähevad juba pidurdades kurvesse, kui sa seal nii ka palju või valesti, siis ta võib alt ära minna. Aga otse sõites ei pea kartma, kui pidurit võtad, et läheb alt ära. Teete ümber seda plangu, kitsas teesük läheb. Ja mahatulek on siis enne seda stardisirget, siit kohast saate nagu boksiteele tulla. Boksiteele üle 50 km/h sõita ei võiks. Käikude koha pealt, ütleme niimoodi, et kellel vähe kogemust on, need võiks sõita niisugused kurvid kõik 3. selle 4. need 3. samamoodi 3. siis sikkel on oluliselt. Bemmil on ja mul ei ole. Sirge peal, kui 2., 3., 4., 5. vahetate käiku, gaasi maha laskma ei pea ega sidurit vajutama, et lihtsalt pedaalid allama. See on selge. Pidurdusaeg siis ikka loomulikult käikuda. Sifter on vahel. Sifter on vahel just. No ma enda vahetan kogu aeg ilma sidurit.
ohutu on sõita nii, et enne kurvi lased piduri lahti, kerge vedu taha, et veoga sõidab kurvi läbi, sissesikkel on kõige lihtsamini juhitav. Roadsmart 3-ga, ega ma ütleme niimoodi, et kohe sellist nagu drastilist vahet ei tundnud. Võib-olla seda, et see hakkas kiiremini tööle, et Roadsmart 3 ma pidin natukene kauem sisse sõitma. Et see juba 4. ringil oli juba täitsa selline tunnetus oli olemas ja sai juba kiirust tõsta. Mis küll on võrreldes võidusõidurehvidega, ta muudab tsikli natukene kohmakamaks, et ilmselt rehv kaalub rohkem ja pöörlev mass on suurem, et vasakult paremale on natukene raskem kui muidu selle tsikliga sõites. Siis GP Raceri koha pealt, ta on väga sarnane siis selle GP Proga, mis on siis sellest võidusõidurehvi sektorist tuleb. Esimene rehv võttis natukene kauem aega sissesõitmine kui näiteks GP Raceril. Aga pidamise koha pealt, kui see sissesõidu kiht oli nagu maha sõidetud, siis pidamise kohta küll ühtegi halba sõna ei ütle. Aga jah, eks rehvide puhul on alati kõige tähtsam ikkagi see rõhk. Et siin me sõidame niimoodi, et sellel on taga 1,9 soojast peast, ees on 2,2. Sellel rehvil on taga 1,35 soojast peast ja ees on samamoodi 2,2. Tavaliikluses võiks hoida siis niimoodi, et kui on tavaliiklus nii soojaks ei saa kunagi kui raja peal, et siis võiks hoida siuke GP Raceri puhul taga võiks hoida kuskil 1,5 ja ees siis ka 2,1 ütleme, üksi sõites siis jah. Ja selle puhul võiks taga hoida siis ikkagi sellist 1,8 ja ees 2,1. Ülakeha suuna natukene välja ja tsikkel tuleb sulle järgi, et on lihtsam minna, et kui sa kramplikult tsikli peale hakkad teda endast nagu alla laskma, siis see tsikkel keerab raskemalt, et alati pidurdad, keha välja ja siis tsikkel tuleb sulle kalda välja. Kurvi poole välja, jah. Väga tore. Alles nagu 3. ringist saab nagu hakkab. Sul oli ka parem välja maksa. Mul võitis kogu aeg see, et käiguvahetusega on probleeme. See aju töötab. Kohe nagu hakkad käiku vahetama, läheb valesti. Jube kihvt on. Sa hoiad kinni, eks ole. Aga ei pikalt sellega niimoodi veidi. Ei, väga äge. Ikka ringraja peale midagi muud sõita, et sõitke ringraja peal, kihutage ringraja peal, see on turvaline. Esimest kord elus üldse sõita ridaväljaga ja üldse olla ringraja peal, siis nagu sa näed, adrenaliin on selline. Kiiruseid ei jõudnud jälgida, lihtsalt kuulmisjärgi ja kurvide järgi vahetasid käike. Aga fantastiliselt tahaks veel. Meil uuesti peale saab. Käsi läheb täis. Imelikust kohast, sellest kohast läksid käed praegu jämedaks. Muidu läheb siit, vaata.
Mõnus. Sa pead talle ikka keskele ka tegema naljad, et ta siiani ei jõua. See kriips tuleb muidu samasugusena tagasi. Ja see kareng saab kõige rohkem vatti, vaat see kiirendus, mis sealt välja läheb, et siis siit seda osa nagu närib, et võistlussiklitel on tavaliselt vaat see koht on see samasuguseks läheb siit. Et see näitab, kui palju sikker rohkem püsti on nagu siin. Ütleme niiviisi, et kas nendest rullidest ka nüüd praegu midagi saab järeldada või ei saa? Ei, pigem see on hästi töötanud. Et siin on nagu õige temperatuur on. Aga mis tal see soovitud rõhk on, kui ta töösooja peaks olema? 1,5-1,4 selle vahemiks. Sinna vahesse, jah. Üsna vähe ikka raisk. See kõva karkassiga rehv. 2,1. See ei olnud nii äge kui tonnine. Tonnist oli palju lihtsam juhtida. Aga äge endiselt oli. Ja, et täna siis testisime kahtesid rehve, et ühe mootorratta all olid siis Sportsmart Max 2 ja teise all siis GP Racerid, et Sportsmart 2 sobib siis rohkem sellise tänavasõitja jaoks, kes harrastab natukene sportlikumat sõidustiili ja käib ka aeg-ajalt rajapäevadel, et tõesti rehv on iseenesest hea, väga kiiresti hakkas tööle, hoiab hästi oma temperatuuri. Ja nagu näha, et siis need ringid, mis siin praegu sõidetud on, siis kulub küllaltki aeglaselt, et ilmselt selline harrastaja, kes aeg-ajalt rajapäevadel käib, saab siin ikka selline 8 korda kindlasti käia sõitmas, enne kui see rehv peaks otsa saama. Siis see teine rehv, GP Racer, see on juba rohkem sellise kogenenud sõitja jaoks, kes samuti käib rajapäevadel rohkem, sõidab tänaval pigem vähem, et selle rehviga tasuks siis kasutada rehvisoojendusi. Ja seegi rehv oli üllatavalt hea, et on väga sarnane õigele võidusõidurehvile, mis on siis GP Pro, et kõik need õiged omadused on olemas, kurvis on väga hea tugi olemas, et julgeb suure hooga kurvi minna, et kui rehvil on õige temperatuur, siis saab sellega väga kiiresti sõita. Ja et sellel Dunlopi puhul on jah see eelis, et sa võid selle rehvi täitsa lõpuni ära sõita, et tal jääb see pidamine lõpuni sarnaseks, et teistel rehvidel kipub see graafik kukkuma järsult ära, et kui see rehv on otsas, siis ta on ka otsas, et Dunlopi saab jah rohkem läbi sõita. Päris okei. Tead, kuidas see on või? Rehvid on nii tühjad? Ei, täpselt. Tegelikult on see värk, et kurvi lähed, siis ta surub rehvi laiaks. Ja siis ta ongi näha, et kallutad rohkem, et kui ma oleks esirehvile samasuguse asja teinud, siis seal oleks see vahe suurem olnud, et esirehvi nii laiali nagu ei suru. Et see näitab seda, et kurvist välja kiirendamisel oled päris tublisti gaasi andnud, et see on väga hea. Näljakal kombel minul on selle jammuga lihtsam sõita. Hoopis lihtsam kui sellega. Mulle kuidagi see jälle meeldis rohkem. Mulle meeldis ka see rohkem, see sõitis ise. Sellega pidi võimlema. Sellega ma tulin kuivanahaga tagasi, seal oli ikka täitsa märk kohe. Ja mul on vastupidi, ma sellega täitsa kuiv ja ei pidanud nagu vaeva nägema. Sellega ma ei teaks, on kaal ikkagi nii palju nagu tundub kaalu rohkem või? Minu meelest siin ei olnudki vaja midagi teha, see sõitis ise ja natuke oli vaja lenksust kaasa aidata. Aga võib-olla lihtsalt see teema, et siin on seda elektroonikat vaata rohkem ja see tsikli tunnetus kuidagi on kehvem. Et sellega ikkagi lööd alla, tunned, et tagumik natukene liigub paremale vasakule. Ja ma nägin, kui sa minu ees läks viimase ringi, siis sul pidurid siis niimoodi hakkas tantsima. Sa paned ikka tagapidurit näeme, jah? Ei, vist ei panda sellega, ma ei tea. Aga tantsima ta hakkas sellega. Kui sa käike alla ka lööd, siis ta ka kipub niimoodi ja kui sa esipidurit ja käigud alla, eks ta siis vahest võib teha. Nii huvitav, et ma pole väga nii tundnudki, kui te nii ütlete. Mõnus. Äkki saab veel korra? Lõpuks saab 3. korra setiga juba tunnetuse ka kätte, et palju sa kaldesse võid minna, palju sa kuristud gaasi anda, et kurist välja minnes. See oli juba päris hea. Äge. Sama mis Neemel. Ma saan sellest rattast paremini aru. Sellega on lihtsam minu jaoks. Tõenäoliselt ma Pömmi pelgan lihtsalt nii välja. Sellega oli minu jaoks lõbusam. Mõnus.